Suur tänu mind kutsumas siia. See on mulle suureks auks ja ma tahaksin kõigepealt kommenteerida, kuigi ma seal lõbusaambel ei kuulanud, ma ei saanud kõigest aru. Ma mõistan seda, et see teema on see, millest mina räägin, kultuur ja ajalugu, mis on ilma piirideta. Ja siin on erinevus selles, väga oluline erinevus siin. See sõltub sellest, kus on piir, kus on demokraatia, kus on totalitaarne riik. Ja see, mida me püüame nüüd arutada täna väga huvitaval päeval, on see, et ajalugu, mis tugineb tõele ja kuidas me leiame koos võimaluse ennast kaitsta ka selle võitluse vastu tajude üle. Ma tulin Varssavi konverentsist. Seal oli väga palju Ukraina muuseumi, seal oli Saksamaa ja Poola oli võõrustajateks. Ja me rääkisime kultuurist ja kultuuripärandist, mis on osa julgeolekupoliitikast, sellepärast et tegemist on väga kiireloomulise teemaga. Ja mina tahaksin rääkida ja kõigepealt lühike sissejuhatus, koostöö piiride üleselt või siis, kus meil ei ole piire. Seda koostööd me saame kujundada erinevatel viisidel, mis sõltub olukordadest ja tingimusest, mida me oleme kirjeldanud. See puudutab siis tegelikke piire, mis on kaardil, kus meil on tegemist erinevate kogemuste tõttu, lepingute tõttu ja koostöökogemusi võivad mõjutada ka partnerite ootused. See puudutab konteksti, mis on seotud nähtamatute piiridega. Käimasolev sõda Euroopas, agressioon Ukraina vastu on olnud paljudele uute koostööde võrgustike lähtepunktiks, mis on seotud kultuuri ja kultuuripärandi sektoriga. Ja mõningad mõtted jagatakse Rootsi kogemusest, rääkides just näituste kaasprodutseerimisest, käimasolevate relvakonflikti ajal ja rääkides ka Bosnia-Hertsegoviinast näiteks, kus on siis sõjajärgsed tingimused, aga pinged on säilinud. Ja nüüd vaadates siis käimasolevat sõda Euroopas, Ukrainas, siis tegemist on pingetega, mis on jälle esile kerkinud ka seal Lääne-Balkani piirkonnas. Nii et mis on kujundanud Rootsi suhet ajaloo ja kultuuriga, siis muuseumisektoris meil on muuseumid, mis on keskendunud erinevatele valdkondadele, kas teaduse või ajaloo valdkonnas, erinevad valdkonnad. See puudutab erinevaid geograafilisi piilkondi, kohalik kunst, disain, loodus, transport, tööstusajalugu ja nõnda edasi. Ja üks ühine teema muuseumidel on see, et nad pärinevad samast ajajärgust, aga mis on seotud erinevate arenemistingimustega, millises järgus on olnud demokraatia meie erinevates riikides. Muuseumid, mis tegelevad sõja ajalooga, relvajõududega, räägivad tavaliselt sõjaajaloost ja seda sõjastrateegia kaudu või tehniliste arengute kaudu. See puudutab sõjalaevu ja relvajõude ja lennukeid ja tihtipeale muuseumid loodi peeglina relvajõududele riiklikul tasandil või kohalikul tasandil. Paljudes riikides, kus sõda on olnud rahvale suur trauma, näiteks pärast esimest ja teist maailmasõda, siis mälestuspaigad on olnud oluline viis langenud kangelaste austamiseks. Aga see võib olla ka viis, kuidas austada imperialistlikku maailmavaadet, mida keegi tahab tutvustada.
Sellest on möödunud üle 200 aasta, kui Rootsis oli sõda, kuid sellest hoolimata 500-aastane Rootsi armee ja mereväe ajalugu on muuseumites hästi dokumenteeritud, peamiselt keskendudes just sõjalistele saavutustele ja traditsioonidele. Meil tähistasime 500. aastapäeva paar aastat tagasi. See puudutas mereväge ja armeed ja nüüd lennujõud tähistab 100. aastapäeva. Külma sõja ajal oli Rootsil üks suuremaid kaitsevägesid, mitte rünnakuks, vaid kaitseks võrreldes meie rahva suurusega. Ja põhjuseks oli see, et Rootsi ei osalenud üheski kaitseliidus ja rünnaku korral. Ehk siis meil oli vaja piisavat tugevat kaitset, et Nõukogude Liidul oleks meid liiga kulukas rünnata. Kaitseväe olemas oli seega väga oluline Rootsi ühiskonnale ja see on ka osa ajaloos ja identiteedist paljudes piirkondlikes ja kohalikes linnades, eriti vanemale põlvkonnale, kellel oli kõigil mingi seos riigiteenistujaga või mingi seos kaitsesektoriga. Ja me näeme, et see praegu tööstuslikus arengus jätkub. Ja loomulikult osaleti ka sõjaväeteenistus, mis on Rootsis taastatud pärast aastat 2015. Mis puudutab kaitsetööstust, siis oli ka väga palju naisi, mis töötasid selles sektoris. Nii et võrdlusena enamus teisi riike Euroopas, siis oli väga vähe inimesi, kes siis Rootsis nüüd üles on kasvanud, ei ole teadnud, mida see tähendab elada relvakonflikti tingimustes. Me oleme jäänud alati neutraalseks, aga on ka erandeid, mille juurde ma tulen tagasi. Kui me räägime tegelikult sõjapidamisest ajal, siis oli seotud suurvõima ajastuga Rootsis 16. kuni 18. sajandi lõpuni ja Eestis ja Narvas teatakse seda väga hästi. Põhjasõda ja nõnda edasi. Ja kui me räägime selle aja imperialistlikest kaalutlustest, siis Rootsi kuningad tahtsid ka Rootsi impeeriumit laiendada. Aastal 2023 Rootsi tähistas Rootsi demokraatia 100. aastapäeva ja võrreldes teiste Euroopa riikidega ja ka Eestiga, Rootsi ühiskond tuginedes demokraatlikel väärtustel on arenenud ilma samade probleemideta ja väljakutsuda oma vabaduse kaotamiseks. Berliini müüri langemine 89. aastal oli Rootsi ja paljude jaoks meid vabas maailmas siis lähtepunktiks, kus meil on tegemist siis Euroopaga, kus meie ühiskonnad saavad areneda rahumeelselt, tuginedes usaldusele ja koostööle hoolimata piiridest ning võttes arvesse meie erinevat ajaloolist tausta. Siis relvajõududest hakati loobima, ka samuti tsiviilkaitsevõime lammutamine tõi kaasa muudatusi Rootsi ühiskonnas ja tegemist on väga paljukihilise muudatusega, mida veel ei ole täielikult dokumenteeritud, ning see on, mida me seda veel tegema. Ja nüüd me hakkame uuesti oma kaitsevõimet üles ehitama. Ning selle aja jooksul ning ka külma sõja perioodil Rootsist on saanud väga paljudele inimestele uus kodu, kes on kogenud relvakonflikte ja tagakiusamist. Nii et Euroopas me näeme Ungarist 50. aastal põgenenud Poolast inimesi, samuti Eestist, meie Balti naabritelt, inimesi ka Lähis-Idast ja Aasiast. 90. aastatel Jugoslaavia sõja ajal umbes 100 000 põgenikku põgenes sõja eest ja nad tulid Rootsi ja mõned läksid tagasi ja mõned jäid. Ja nad jäid elama Rootsi. Teise maailmasõja ajal oli üle 70 000 Soome
lapse, kes saadeti oma peredega Rootsi, et nad oleksid turvalises kohas ja umbes 15% nendest lastest jäidki Rootsi, sest nad ei leidnud võimalust, kuidas oma perega uuesti kontakti saada. Nad tulid nii väiksena Rootsi, et nad ei tahtnud Soome tagasi minna. Vaatame vahepeal slaidi. Ja mis kujundab nüüd seda töö, mida teevad muuseumid ja mida tehakse kultuuripärandisektoris, sest meie lähtepunkt teine võrreldes teiega. Nii et mis on siis olukorda muutnud, millised on need viimased muudatused, mis on seotud kultuuri ja ajalooga, siis nagu ma ütlesin, 2015 hakati üles ehitama uuesti Rootsi kaitsevõimekust ja see oli seotud Krimmi annekteerimisega ning rünnakutega Ida-Ukraina vastu. Nii et me oleme olnud väga naiivsed oma kaitsesüsteemi lammutades, see puudutab ka tsiviilvõimekust ja meie valmisolekut, sest meie arvasime, et me saame usaldada teisi ja siis tuli ka muudatus. Ja nagu te ilmselt teate, siis pärast täiemahulist agressiooni aastal 2022 Rootsi muutis oma olukorda täiel määral ja see puudutas ka NATO liikmelisus. See võttis natuke aega, sellepärast et väga palju oli ka desinformatsioonikampaaniad ja nägime sellega vaeva, aga nüüd me astusime alliansi liitu pärast 200 aastat ning ma tahaksin rääkida ka näitusest natukene, mis meil oli koos Ukrainaga, sest me oleme näinud ka selliseid ajalooristeid varem, kus me nägime ka Ukrainas vabaduse eest nimel võitlemist, kus oli Hetman Mazepa ning kultuuripärandi roll sõjalises valdkonnas ja hübriidsõjas on nüüd tunnustatud, sest kultuuripärand on relvaks. Ja Ukrainas rünnatakse muuseumid ja kultuuripärandi, ma ei hakka numbritest rääkima, aga see on terror ka antud valdkonnas. Ja kõige keerulisem ongi siis sõda, mida me arutasime eile konverentsil, mis puudutab siis sõda mõtete nimel, sellepärast et sellisel viisil mõjutakse meie mõtteid, meie arvamusi ja see on väga ohtlik relv, sellepärast et praegu digitaalajastul liiguvad kõik asjad väga kiiresti ning 2 või peaaegu 3 aastat tagasi me oleme lisanud kultuuripärandi kaitse, mis on ka oluline osa tsiviilkaitsest või kodanikukaitsest ja me püüame sellest seda paremini mõista, millised on muudatuste tagajärjed. Nii et kui me vaatame ajaloolise kultuuri piire, siis ma tahaksin öelda, et meil on tegemist jagatud ühise vastutusega, kuidas me kaitseme kultuuripärandit, tehes seda koostöös dokumendi jäädvustamisega ja jälgides kultuuri Euroopas. Meil on vaja seda teha erinevatel tasanditel. Me oleme üks ja ühtne Euroopa, aga me oleme ka rahvusriigid, meil on vaja oma identiteeti, aga meil on vaja ka kohalikku identiteeti ja individuaalset identiteeti. Aga kui sa ei tea midagi oma juurtest, siis on väga raske leida viisi, kuidas edasi minna ja kõige olulisem siin on just see, et me järgime vabaduse demokraatlike väärtuste põhimõtted ja need on meil ühised.
Ja siin me nüüd näeme ühte näituse artefakti, mille kallal me hakkasime töötama aastal 2023. Näitus avati veebruaris 2024, see on Crossroads, risttee Rootsi ja Ukraina 1000 aasta jooksul. See oli nüüd osa antud näitusest, see ei olnud uus. Aastal 2008 ja 2010 oli ka üks näitus kõigepealt Kiievis ja seal olid ka Rootsist esemed ja arhiividokumendid, mis olid meie arhiivides. Ja need olid varasemad sõjade trofeed 16-17 sajandist. Ja võib-olla see kõlab natuke iroonilise, miks me oleme alles hoidnud, aga see on rahvusvaheline kokkulepe, neid trofeesid ei tagastata. Ja Leedu kolleegid on öelnud, et see oli selles mõttes väga hästi läinud, et Leedu lippe ei tagastatud, sest nad oleksid olnud Nõukogude Liidu poolt hävitatud teise maailmasõja jooksul. Nii et see on üks viis, kuidas ta olukorda hinnata. Ja me näeme ikkagi sellist koloniaalajalugu, millest me peame mõtetes lahti saama ja meid mõjutab see endiselt, see puudutab kultuuri, muusikat, kirjandust ja ka meie nägemust ajaloost. Nii et selle näituse eesmärgiks oli rääkida Ukraina ajaloost, kasutades nendeks neid Rootsi ajaloo esemeid. Et esimene põhiseadus aastast 1710 oli kirjutatud Philip Orleki poolt ja see oli ka esimene näide ka sellise demokraatliku konstitutsiooni või põhiseaduse kohta. See ei olnud kui muidugi kaasaegne versioon, nagu unikaalne. Ning selleks, et näidata neid lippe, mida on näidatud nii Kiievis kui ka Rootsis ja ma küsisin Juri Šavšukilt, kes oli sõjamuuseumi juht, rääkisime ka muuseumi ekspertiga, kes on tegelenud just lippude ja bänneritega, sest tema neid uuris ka meie muuseumis 25 aastat tagasi. Ja ta avastas, et paljud nendest bännerites, mis võeti trofeedena kaasa, oli tegelikult kasakate lipud. Ning me arutasime, et koos, kaasates ka Rootsi rahvusarhiive, me tutvustame seda näitust, tuginedes varasemasele näitusele, aga me saame seda pikendada siis 1000 aastale, kus printsess Inget Rootsist abiellus Jaroslav Targaga, oli printsess Ingeborg ja see oli, nüüd seda aastaarvu ei mäleta. Ja selleks, et keskenduda Crossroadi või ristteede projektile, kus meil olid artefakti nii Rootsis kui ka Ukrainast. Ja praeguse sõja käigus me tutvustasime selle näituse ideed, kultuuripärandit kaasati mõlemast riigist, kus olid 15 erinevat asutust Ukrainas. Nii et see aega oli vähe, aga see oli väga oluline rääkida ajaloost, sellest tundmatust ajaloost, see puudutab ka rootslasi, et see meie ajalugu Rootsis. Nii et see on olnud väga oluline projekt selleks, et rääkida Ukraina jaoks nende kultuurilisest identiteedist. See on nüüd üks väike pusletükk sellest pikast ja kiirulisest ajaloost ja seda on mõjutanud samuti nii Vene kui ka Nõukogude perioodi kolonialism, kus toimus ukrainlaste tagakiusamine ja lisaks on ka erinevad asutused Rootsis ja me vaatasime ka seda, kust me siis leidsime
Ukraina ajaloo kohta informatsiooni ja see puudutanud siis ainult Rahvusarhiivi. Nii et selleks, et seda tööd teha, siis üks viis, kuidas tutvustada ajalugu ja kuidas seda seostada praeguse ajaga, sest see oli meie näituse lõpuks oli see, me vaatasime muudatusi Rootsis, liitumine NATO-ga, mis ei olnud veel selleks hetkeks heaks kiidetud, aga oli väga oluline ka kirjeldada fakte ja kaasaegset ajalugu, et inimesed mõistaksid seda, eriti noored inimesed. 2 minutit on veel aega. Sorry, I'm not used to this one. I'm sorry. It's me who... Slaidid läksid vahepeal sassi. Is there again? And how do I go back? There. I just want to say one word. I'm very sorry for... It was this beginning also. Kui me räägime jagatud vastutustest, ajaloolistest ja kultuurilistest piiridest, siis meil on ka väike video pärast ettekannet, kuulake seda, jagage seda ja see on laste hääled, nende inimeste hääled, kes lastena kasvasid üles konflikti ajal ja see on Bosnia-Hertsegoviina muuseum. Nad on samuti tegutsenud Kiievis, need on laste vaatenurgast, seal on nii esemed kui ka lood, me oleme kogunud ka uusi lugusid inimestest, kes on 90 aasta tagasi, kes olid sõja lapsed ja see oli väga emotsionaalne nende jaoks, sest see oli väga selged mälestused nende jaoks veel. Nii et me peame rääkima ka oma kogemustest ja kiirelt vaatame mõningaid õppetunde, sest see on väga raske, kui meil on üks partner sõjas, me peame olema väga paindlikud, aga endiselt on seda tööd väga oluline teha. Me peame püüdma eemaldada raskus, mis on seotud seadusandlusega, kindlustustega, aga see on rohkem tehnilist laadi probleem. Ning me töötame samuti erinevates riikides erinevalt, aga see on väga hea viis, kuidas paremini üksteist tundma õppida ja me saame siis koos luua näitusi kaasaegne ajalugu. Eriti kui me räägime keerulistest teemadest nagu sõda, on provokatsioon paljude inimeste jaoks, aga see on vajalik, nii et selleks on vaja julgust ning me peaksime olema ka avatud suhtumisega ning me räägime ka omavahel ootustest, sest need võivad olla erinevad. Ja millega ma olen väga rahul on see, et see on loonud aluse edasiseks koostööks arhiivinduse valdkonnas ja ka teadusuuringutes. Me saame teha koostööd, mis tähendab, et me loome suhteid ja me oleme üksteisele abiks, kui meil on abi vaja. Ning koostöö piiride üleselt, see tähendab, et me saame nendega piire ületada, me oleme ühiselt tugevamad ja me peame seda ka tegema näituste kaudu, töötades koos ja mis on kõige olulisem, on see, et me teeme seda laste jaoks, keda mainisin ka varem, nii et nemad saaksid aru saama, ja saavad omaenda tulevikku ja vaateid kujundada, mis tuginevad demokraatlikel väärtustel. Ja seda ma tahtsingi teile täna rääkida. Ning ma lõpetan näidates teile väikest videot. See on siis Rootsi üliõpilaste tehtud, kes käisid Linköpingi kuula ja jaga näitusel ja mis siis pärast seda juhtus. 2014, the war in the Gaza Strip lasted for 50 days. Our home was no longer safe. At the time, I was 8 years old. The reason we decided to
make our project about the War Childhood Museum is solely based on how we felt learning about it. We often learn about very bad things happening in the world right now and in the past, and it's hard to feel hopeful sometimes. Learning about the War Childhood Museum has really inspired something in us that we had rarely felt before in class and in our lives, given the world situation right now. So for me personally, there was a little girl's shirt in the exhibit, and it had 3 different punctures in it, and around them was blood. And for me, that was extremely visceral because it absolutely made you confront the exact reason we were in this space to begin with. This small little girl's shirt with blood on it. I hope that viewers will leave this video with a deeper emotional and intellectual understanding of how war affects children's lives. Thank you.